Kui keegi rõhutab roheenergia võimalikke ohte, ei pruugi ta tingimata olla pahatahtlik. Tegemist võib olla teadmiste puudumise, isiklike hirmude või ka teadliku strateegiaga, et hoida alles senist fossiilkütustel põhinevat majandusmudelit. Näiteks Venemaal on suur huvi säilitada oma turuosa gaasi ja nafta müügi üle maailmas, rahastades selliselt muu hulgas oma sõjamasinat. Tervitus kõigile vapratele Vanglaplaneedi sõpradele. Mul on hea meel teatada, et Panoptikum on taas eetris. Leidsin Kliimaministeeriumi lehelt põneva artikli selle kohta, et Euroopas on üha suuremaks probleemiks saamas keskkonnaalane desinformatsioon. Eelmisel nädalal toimus Euroopa Keskkonnanõukogu kohtumine, kus üheks keskseks teemaks oli keskkonnaalane desinformatsioon ehk teadlik infoga manipuleerimine eesmärgiga eksitada avalikkust. Tuleb taas alustada sellest, et kõigepealt leiutati termin vandenõuteooria ja nüüd on meil valeinfo, libauudised ning desinformatsioon, mille eesmärgiks on siis väidetavalt avalikkust eksitada. Rääkides vandenõuteooriatest, siis just see siin ongi vandenõuteooria, mida Kliimaministeerium levitab. Kui nad kirjutavad, et on olemas mingisugused jõud, kes manipuleerivad keskkonnalase infoga ja püüavad inimeste arvamust mõjutada. Ühtegi linki ega viidet selles uudises ei ole ja kogu jutt on lihtsalt teoreetiline pläma. Desinformatsiooni teema arutamine nii kõrgel tasemel näitab, et probleem on laienenud üle kogu Euroopa. Niisiis, kui teemast juba nii kõrgel tasemel räägitakse, siis peab olema tegemist väga suure probleemiga. Ja rohkem ei ole tarvis arutada selle üle, kas tegemist on desinformatsiooni või reaalsete faktide ja murekohtadega. Seejuures on väga oluline eristada ekslikult esitatud infot teadlikust infoga manipuleerimisest. Eestis oleme harjunud desinformatsiooni märkama eelkõige julgeoleku ja tervisega seotult, kuid keskkonna valdkonnas on teema samuti aina enam pilti tõusmas. Näiteks kliimapoliitika ja taastuvenergia teemadel levib järjest enam sihilikult eksitavat infot, mille eesmärk on õõnestada usaldust teaduspõhiste lahenduste vastu. Jälle see jutt teaduspõhisest lähenemisest, kus millegipärast mõnede teadlaste arvamus on rohkem teadus kui mõne teise teadlase tehtud teadustöö või uuring. Ja jälle kisub see kuidagi vandenõuteoreetiliseks, et just need teadlased, kes nende heaks kiidetud teaduspõhiste narratiividega ei nõustu, levitavad väidetavalt teadlikult desinformatsiooni. Mõistagi ei ole vaja selle väite kinnitamiseks rohkem mitte mingisuguseid tõendeid esitada, sest igaühele on ju selge, et kui mõni teadlane peavooluteaduse seisukohtadega ei nõustu, siis on ta lihtsalt pahatahtlik või midagi veel hullemat. Desinformatsiooni iseloomustab sageli oskus emotsioonidega manipuleerida. Näiteks levitatakse sotsiaalmeedias emotsionaalseid videosid sellest, kuidas Euroopa inimesed jäävad roheenergia tõttu talvel külma kätte. Tegelikkuses on sellised juhtumid äärmiselt harvad ning energiasüsteemide planeerimisel arvestatakse juba ammu taastuvenergia eripäraga. Sellest hoolimata võib hästi lavastatud video külvata hirmu, mis mõjutab inimeste suhtumist ja poliitilisi valikuid. Jääbki nüüd natukene segaseks, et kas seda juhtub siis üliharva, et inimestel energia puudujäägi tõttu tõsiseid probleeme tekib, või on see kõik lavastatud, et inimesi hirmutada ja nende arvamust kujundada. Ja ma ei tea, kas see kehtib ka siis nende elektrikatkestuste kohta, mis hiljuti Hispaanias ja Portugalis aset leidsid. Ja samuti jääb väga segaseks, et kes siis selliste lavastatud videode tootmisega tegeleb ja kes seda kõike rahastab. Et mõni konkreetne näide oleks päris hea siia lisada. Aga eks see olegi keeruline ja ka samas artiklis mainitakse, et valeinfo ja desinformatsiooni vahel vahet teha ongi väga keeruline. Desinformatsiooni teeb keeruliseks asjaolu, et seda on sageli keeruline eristada lihtsalt teadmatusest või poliitilist vaadet väljendavast seisukohast. Kui keegi rõhutab roheenergia võimalikke ohte, ei pruugi ta tingimata olla pahatahtlik. Tegemist võib olla teadmiste puudumise, isiklike hirmude või ka teadliku strateegiaga, et hoida alles senist fossiilkütustel põhinevat majandusmudelit. Näiteks Venemaal on suur huvi säilitada oma turuosa gaasi ja nafta müügi üle maailmas, rahastades selliselt muu hulgas oma sõjamasinat. See on ilmselt juba ammu kõigile selge, et kõik, kes mingil määral veel fossiilkütuseid kasutavad, on putinistid ja teevad seda vaid sellepärast, et nad lihtsalt vihkavad ukrainlasi. Oleks Euroopa Liit suutnud rohepöörde enne 2022. aastat jõustada, poleks mingit sõda tulnud, sest Putinil poleks lihtsalt raha olnud.
Just must-valge erisuse puudumine teeb desinformatsiooni tuvastamise ja seega mõju vähendamise väga keeruliseks ja ühte hõbekuuli probleemi lahendamiseks pole. Aga ärge üldse muretsege, sest küll meile kenasti ette öeldakse, milline see desinformatsioon on ja milline on õige ja tõene info. Artiklis küsitakse ka, et kuidas desinformatsiooni viiruse levikut pidurdada. Eks ikka nii, nagu meil see viiruste ohjeldamine siin käib. Korralik mask ette, et piiksugi ei tuleks ja siis ei ole ei desinformatsiooni ega üldse mitte mingisuguse informatsiooni probleemi. Väga oluline on aga, et inimestel oleks ligipääs kontrollitud ja faktilisele teabele. Ainult nii oskame valeväiteid kohates kahtlustavad tundlad püsti tõsta. Eraldi tuleb seejuures tähelepanu pöörata AI loodavale võimalustele ja probleemidele. Näiteks Poola kliimaministeerium juba arendab kodulehti AI crawleritele ehk sisendi kogujatele, et korrektne keskkonnaalane info tulemuslikult tehisaruni viia. Vähe sellest, et inimeste mõtlemist on tarvis kontrollida, nüüd peavad nad hakkama tegelema sellega, et tehisintellekt paadunud vandenõuteoreetikuks ei muutuks. Päris jama oleks küll, kui mõni inimene, kes veel asjadest päris õigesti aru ei saa, küsib AI käest näiteks, et milline on peamine faktor, mis planeet Maa kliimat mõjutab. Ja selle asemel, et nii nagu kord ja kohus vastata, et mõistagi on see inimtegevuse tagajärjel õhku paiskuv süsihappegaas, vastab tehisintellekt talle, et see on päike. Üks tõhusamaid viise keskkonnaalase desinformatsiooni vastu seista on tugevdada ühiskonna keskkonnaharidust ja meediapädevust. Eestis on aastaid panustatud keskkonnahariduse arendamisele, mille tulemusel on loodud õppeprogrammid koolidele ja keskustele. Sel aastal plaanime alustada ka keskkonnakursustega otsustajatele ja arvamusliidritele, et toetada teadus- ja faktipõhist diskussiooni ühiskonnas. Meediapädevuse eest seisjad arendavad nii laste ja noorte kui ka täiskasvanute oskusi ja teadmisi, et meie inimesed oleksid varustatud oskusega eri kanalites esitatud teavet kriitiliselt analüüsida, hinnata ning kujundada adekvaatseid hinnanguid. Kõlab ju iseenesest väga hästi. Teadus- ja faktipõhine diskussioon ja eri kanalites esitatud teabe kriitiline analüüs. Aga enne kui mingisugune diskussioon ja analüüs alata saavad, tuleb kindlaks teha, et kõik faktid ja kanalid ei toeta Putini sõjamasinat. Just taoline mitmekülgne lähenemine aitab ühiskonna tervikuna vastupidavamaks muuta. Sarnaseid mudeleid jälgib kogu Euroopa. Prantsuse uudisteagentuur AFP käivitas näiteks 2023. aastal veebikursuse ajakirjanikele ja ajakirjandustudengitele, mis keskendub kliimamuutustega seotud valeinfo tuvastamisele ja selle vastu võitlemisele. Konkreetsed desinformatsiooni narratiivid liiguvad ka üle riikide piiride. Euroopa Liidu tasandil tehakse sel teemal üha enam koostööd, et desinformatsioon võimalikult kiiresti tuvastada ja ümber lükata. Mida kiiremini suudetakse valeväited ümber lükata, seda väiksem on nende kahjulik mõju avalikule arvamusele ja poliitika kujundamisele. Kahju all mõeldakse siis ilmselt seda, et inimesed hakkavad ametlikus narratiivis kahtlema ja ei ole nii lihtsalt nõus poliitikakujundajate ettepanekuga, et rahvast tuleks veel rohkem rõhuda. Valeinfo mõju saab vähendada vaid avatuse ja faktipõhise arutelu kaudu. Me ei pea pelgama rääkida valeinfost ka keskkonna kontekstis. Just avatud ja faktipõhine arutelu aitab meil ühiskonnana tugevamaks saada ning kaitsta seda, mis on meile tõesti oluline. Tänutäheks kõikidele vastupanuliikumise toetajatele, kelle abiga saade valmis, on see täispikkuses nähtav vaid neile. Kui soovite samuti Vanglaplaneedi portaali tegemistele kaasa aidata ja tervet Panoptikumi saadet näha, siis minge vastupanuliikumise lehele. Valige endale meelepärane pakett ning liituge vastupanuliikumisega. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaalile toeks olnud ja sellega eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud. Saksa patarei seal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskesse olukorda. Ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekkis üks nii roolirikke. Ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.